No tervist, Allan Irve. Mina olen Illar Kohvinavalt ja ütleks ka siis videovaatajatele, et mina tean Allan Hirvet kui Raadio Nortekase juhti ja direktorit ja see õhtujuhti ja DJ-d ja minul on olnud meeldivad kohtumised Allan Hirvega. Aga et mitte pikka juttu muidu mulje ajada, vaid mul oleks siis sellised intervjuu küsimused. Et kõigepealt jõudis minuni selline kuuldus, et Taavi Libe olla käinud sul jälle külas seal ja seekord siis, ma ei tea, Popstar Raitsiga, et ehk sa räägiksid siis nagu see teema nagu lahti, et mis selle Popstar Raitsiga teil siis nagu siis on, et kuidagi ma olen nagu kuulnud, et Popstar Raitsi mingisugune konto võidi Facebookis mingi leht olla vist kaapetatud või et tema nagu siis seoses sellega nagu siis sind siis tümitab või et kuidas sina seda kommenteerid, et mina seda kommenteerida ise ei oska. Tervituse sulle, Illar Kohv, siitpoolt Tartut. Tegelikult Taavi Libe tahtis vist külla tulla, aga kuna ma tookord viibisin Tartust väljas, ehk siis olin maal, helistas mulle Taavi Libe probleemiga, et mina olevat ärandanud, kaaberdanud või kuidas seda nimetada, Popstar Raitsi konto. Jah, Popstar Raits võib seda arvata, kuna me viimasel ajal eriti hästi läbi ei saa. Aga konto kaaberdati tal ennem kui meil mingid probleemid olid. Mul ei ole Raitsi vastu midagi, ma lihtsalt tegelen enda muusikaga, enda eluga ja mul ei ole aega nii-öelda tegeleda kuulujuttudega ja ammugi mitte Raitsi konto omastamisega. Jah, Raits palus kunagi minu abi, käis minu arvutis Facebookis, kuna tal endal internetti ei olnud ja nii edasi, et aga ma leian, et põhjus on pigem see, miks ta mind süüdistab, et kuna tema muusika enam ei müü, üritab ta skandaali najal midagi saavutada, ehk siis võite endale tähele panna. Teine küsimus oleks selline, et kuidas sul endal läheb siis ühesõnaga, et kus sa esined ühesõnaga ja on sul mõni meeldejääv niisugune esinemine üldse nüüd viimasel olnud, et eks sa natukene siis lühidalt nagu sa räägid, et mida põnevat siis on olnud? Kõige rohkem olen esinemas käinud ööklubis Yes, mis asub Valgas. Olen jäänud väga rahule publikuga, aga suurem osa tegelikult tegelen kodus stuudiotööga, ehk siis salvestan muusikat. Mõistliku hinna eest on võimalik enda lauluoskust proovile panna, kellel on soovi, võib võtta vabalt ühendust. Ja siis kolmandaks, et käisid Pärnus puhkamas, et mida sa siis nagu sealt Pärnust nagu siis meenutad, et mis Pärnus siis põnevat oli? Jah, käisin Pärnus puhkamas, oli väga tore. Käisime mere ääres, käisime erinevates spaades, tutvusin Pärnu linnaga, kus ma väga palju elu jooksul jõudnud ei ole. Et sai oldud jah nädalapuhkusel ja võetud muusikast aja maha. Igatahes jäin väga rahule ja oli väga vahva. Ja siis neljandaks see, et sa ütlesid nagu seda ka, et kui see Taavi Libe saade peaks nagu eetrisse jõudma, et siis sa teed nagu avalduse sõnaga kahjunõudega, et kuidas sa nagu seda kommenteerid?
mis puutub kahjunõudesse, siis kahjunõude ma esitan sellisel hetkel, kui laim jõuab avalikkuse ette, ehk siis põhimõtteliselt pole ma nõusolekut andnud enda nime andmete avaldamiseks. Ehk siis kas ma esitan kahjunõude kanalile ja Raitsile või esitan ainult Raitsile, et see sõltub täiesti saate formaadis, kuidas saade mind ette kujutab. Ehk siis inimene pole nii kaua süüdi, kui inimene süüdi pole tunnistatud. Väidetavalt on Raits selle ka politseisse andnud kaaberdamise kohta, aga mina kutset pole saanud ja mul ei ole ka midagi varjata. Ehk siis mina selle võrrast ei muretse, aga laimamise eest kohe kindlasti ma teen kahjunõude, kui ma leian, et see ei ole eetiline minu suhtes. Ja minu poolt siis sulle siis palju jõudu ja edu ühesõnaga ja ole hea ja vasta nende küsimusele ära. Mina Illar Kohvinevalt ja ootan vastuseid Allan Hirve. Tšau! Aga olgu minu poolt kõik ja nautige suve, käige võimalikult palju väljas, nii kaua kui häid ilmasid on. Ja ei oskagi midagi rohkem öelda. Olge tublid ja nautige seda, mis teil on.